Intervjuu helilooja Erki Sven Tüüriga. Mis on teie loomingu läbiv joon? Kui ma mõtlen, et mis on selle minu tegevuse, loomingulise tegevuse läbiv joon, et siis kui ma jätan nagu välja et niisugused teatud olulised stiili muutused aastakümnete jooksul ja vaatan mingisugusele üldisemale asjale, mis mind on nagu ilmselt algusest peale kuidagi köitnud või huvitanud, siis see on ilmselgelt muusikaliselt vastandlike materjalide ühisosaga tegelemine. Ehk siis see, kuidas ütleme ühest näilisest äärmusest minna teise äärmusesse nii, et see teekond oleks võrdlemisi orgaaniline. Ja üks asi on kindlasti see ja siis teine asi on jah see, et mingisugused pikalt haaratavad arengud, mille sisse on kodeeritud põhimõtteliselt muutumine nagu ühest substantsist teiseks, aga sel moel, et ehkki ta ühest küljest tundub nagu ennustamatu ja pidevalt nagu ennast pöörav, oleks ta nagu siis tagasivaatavalt või retrospektiivis justkui nagu niisugune ainuvõimalik teekond või ainuvõimalik lahendus. Et need asjad ilmselt huvitasid mind siis, kui ma kirjutasin oma esimesi sümfooniaid ja põhimõtteliselt huvitavad mind ka praegu. Ja ma arvan, et see niisugune mitmekihilisuse taotlemine on ka üks asi, mis on nagu üks oluline nagu tunnusjoon, et selles muusikateoses peaks olema minu jaoks rohkem kui 1-2 nagu kihti ja seal peaks olema nagu selline rikkalik sündmuste ahel, mis tegelikult on kõik teineteisega seotud, et see kõik, mis juhtub, on omavahel nagu väga sidustatud. Kirjeldage oma loomingulist tööprotsessi. On mingisugused universaalsed asjad, mis korduvad ja on mingid asjad, mis on iga kord isemoodi. Et üldjuhul, kui ma kavandan mingit ulatuslikumat orkestriteost, sümfoonilist orkestriteost või instrumentaalkontserti, siis ma tegelen hästi pikalt oma seesmise niisuguse kõlatajuga ja seal selles sisemises tajuruumis kompamisega ja fantaseerimisega, mis tähendab veel omasoodus seda, et mul tekivad mingisugused abstraktsed kujutlused, kuidas sisemine muusikaline dramaturgia
on seotud tämbrite ereduse või tumeduse või läbipaistvuse või läbipaistmatusega või siukse intensiivsuse erinevate tasanditega. Ja seal ei ole sageli mingite konkreetsete akordide või meloodiliste motiivide või rütmidega veel mitte midagi pistmist, küll aga on seal nagu pistmist nende emotsioonidega, mida nad oleksid siis nagu valmis kujul võimelised genereerima ja et ma nagu kaardistan niisugust pidevas siis nagu liikumises olevat energia välja nagu üheks selliseks seisvaks või tardunud graafiks. Vahetevahel isegi joonistan endale paberi peal ette niisugused asjad. Ja see aitab mul hoida silme ees nagu seda tervikut, mida ma tahan nagu saavutada. Et ma nagu loon sellist tardunud vormi, mille peaks olema, ütleme, heal juhul üks kõlav muusikateos, see aeg, kui ta kõlab, ta jätab kuulaja mälupilti niisuguse, ütleme, abstraktse visuaalse graafi näituseks. Ja siis ma tulen sealt nagu tagasi, et ma loon selle kõigepealt ja hakkan sellele muusikalisi vasteid otsima. See on nagu üks niisugune metoodika, mida ma olen palju kasutanud. Ja muidugi sellega kaasneb see, et see lööb niisuguse konkreetse muusikalise mõtlemise nagu ergutab seda või stimuleerib seda, lööb selle käima. Ja siis ma hakkan sellele otsima sellele üldisele kujutluspildile juba konkreetseid harmoonilisi, meloodilisi, rütmilisi lahendusi. Ja siis selle töö käigus võib juhtuda, et kogu see algne ettekujutus võtab hoopis mingi teise kuju ja siis tuleb üks siuke võitlus maha pidada, mille käigus tuleb siis kas sellest lahti lasta või seda muuta oluliselt. Aga see on iga kord isesugune. Ja teinekord võib olla ka niimoodi, et ikkagi on mingi konkreetne meloodiline motiiv või üks niisugune harmooniline selline arendus, mille peale ma olen tulnud lihtsalt klaveril improviseerides, on see üks, mis saab nagu niisuguseks seemneks, ma panen selle kuhugi, kirjutan selle üles, mitte arvutisse, aga seda algset tööd ma teen üldse laua taga, ma kirjutan paberile, noodipaberile või siis klaveri juures kirjutan paberile, noodipaberile ja siis nendest asjadest hakkavad arenema mingisugused sellised ulatuslikumad protsessid. Et väga raske on jah ühte sükest, et ma lausa sükest trafaretti ma ei järgi nagu kunagi, aga jah, mis on nagu üldine on see, et eelneb niisugune abstraktsemat laadi mõttetöö suuremalt jaolt, mis siis viib lõpuks sellise konkreetseks materjalis töötamiseni ja see tähendabki seda, et on hulk visandeid erinevatel niisugustel noodipaberilehtedel ja sealt ma hakkan juba seda orkestri tekstuuri laiali arutama, ehk siis sellised nagu erinevad orkestri tekstuurid seal puupillidele näiteks või vaskpillidele midagi ja keelpillidele. Ma juba kirjutan siis arvutis, kasutades Sibeliuse seda notatsiooni tarkvara, mis päris ludinlan neid asju ka kõike ette mängib. Et nii-öelda tšekkida, kuidas need asjad just nagu ajateljel vastu peavad ja ennast õigustavad. Et selles mõttes ma ka lasen nagu sellel simulaatoril endale pakkuda võimalust, et enne kui, nagu öeldakse, piloot läheb päris õhusõiduki kabiini, siis ta peab olema seal simulaatoris endale ikkagi asjad küllaltki piisava aja jooksul selgeks teinud ja nii on ka minuga, et mina sageli jälgin sellel puhul just seda taimingut, mitte mul ei ole vaja seda selleks, et ette kujutada, kuidas orkester kõlab. Seda ma ikkagi katsun oma peas nagu ette kujutada ja need kõlad sõltuvad sellest seesmisest kuulmisest, aga siis on mul nagu võimalik mängida niisugust võrdlemisi norivat ja karmi kriitikut ja kuulata eemalt, et kas arendused juhtuvad nagu
piisava aja jooksul või et kas mingi kulminatsioon jõuab oma siis sellisele haripunktile just täpselt seal või peaks olema paar takti hiljem või paar takti varem. Et selleks siis on mul jah abiks ka see notatsiooniprogramm, mis siis mängib ligilähedaste tämbritega neid asju maha. Nii et jah, ma kasutan selles mõttes nagu erinevaid meetodeid, et ma kirjutan täiesti sisekõrva järgi, siis ma töötan klaveri juures, ma jooksen selle klaveri arvuti vahet ja et need kõik niisugused 3 nagu kirjutamise viisi on kogu aeg omavahel mul seotud. Mis valmistab teie loomingulises töös enim rõõmu? Mis raskusi? Raskustega on nii, et neid kogu aeg tuleb ületada, et kuna enesekriitiline filter on vähemalt minu puhul nagu aja jooksul kogu aeg tihedamaks läinud, siis see, et sealt sõelast nagu seda asja, mis siis jääb paberile läbi pressida, see ei tule nii ludinal, kui võiks arvata, et ühest küljest on ju kogemusi järjest rohkem, aga teisest küljest justkui läheks see kirjutamine ka järjest raskemaks, aga samal ajal on see jällegi see leiutamine ja niisugune enese sees selle muusika välja kuulamine on paralleelselt ka nagu tohutu mõnu ja tohutu rõõm. Et kuidagi ma neid asju ei saagi lahutada. Et ta on üheaegselt on nii raske kui ka väga rõõmustav. Et see on niisugune rõõmustav raskus. Et mulle isiklikult on siin viimastel aegadel või siin see 10-20 aasta jooksul valmistanud nagu eriti suurt rõõmu selle juures see, et kui ma näen, et see, mida ma olen teinud, on võimeline inspireerima väga erinevatest põlvkondadest pärit hästi andekaid muusikuid. Et see on üks asi, mis nagu toidab hinge või et annab lootust, et see, mis ma olen siin kirjutanud, ei ole lihtsalt nagu ühe põlvkonna mingi peegeldus, aga et selles on ehk midagi universaalsemat, millest suudavad vaimustuda need inimesed ja seda mängida väga hästi, kes on nooremad kui mu lapsed näiteks. Mis teid inspireerib? Inspiratsiooniga on see lugu, et seda võib ammutada absoluutselt igalt poolt, et siin ei ole midagi konkreetset on võimalik nagu välja tuua, et see on hea raamat, hea film, hea teatrietendus, hea muusika, aga mingid loodusnähtused, tugevad emotsioonid, mis võivad olla tingitud ka kohtumisest suurepäraste inimestega. Kõik tegelikult, kõik võib sulle pakkuda mingisuguseid impulsse selleks, et see genereeriks mingeid muusikalisi ideid või muusikalisi mõtteid. Kas ja millisest muusikast ammutate inspiratsiooni? Sarnane rõõmustab ikka sarnase üle või et eks sa ikkagi otsid mida kirjutavad need komponistid, kellega sa tajud olevat mingil moel sarnastel lainepikkustel ja mitte selleks, et teha midagi samamoodi, aga see lihtsalt lööb nagu su seesmise põlemise eredamalt siis nagu leegitsema või et paneb innustab ja üldiselt on sellest, minu puhul on küll enamasti niisugune hästi värviline, fantaasiarikas kaasaegne orkestrimuusika väga erinevates stiilides. Aga samuti ma olen väga palju ka ammutanud elektroonilistest kõladest, sellepärast et nagu üks huvi on olnud ka väga see, et kuidas me täiesti teadlikult mingeid selliseid elektroonilises siis ma ei pea siin silmas praegu elektroonilist nüüd tantsumuusikat, aga ka seal on teatud sikuste kõlade modelleerimist
mis on siis tehtud selliste printsiipide järgi, mida on võimalik rakendada ka orkestri tekstuuri kujundamises ja modelleerimises. See on selles mõttes hästi huvitav, et seal tuleb siis pöörata selliste asjade peale nagu tähelepanu, mis teevad selle niisuguse orkestri kõlakanga hästi elavaks ja selliseks, et nagu paljud, ütleme, inimesed, kes väga palju pole kuulanud üldse orkestrimuusikat või kaasaegset orkestrimuusikat ja on tulnud kontserdi, ütlevad, et kuule, et su orkester kõlab nagu hiigelsuur süntesaator. Et see kõige lihtsamal kombel võib-olla väljendab seda, mida ma tahan öelda. Mind on väga inspireerinud ka erinevad elektrigitarri kõlad näiteks, mida ma jälle omal kombel olen need analüüsinud ja olen vaadanud, kuidas on niisuguseid, ütleme, sageduste muundumisi ja kõlaspektreid orkestrisse laiali võimalik harutada. Jah, et väga erinev muusika pakub inspiratsiooni tegelikult. Kes ja mis on teie eeskujud, mõjutajad? Mul on olnud väga, väga tugevad eeskujud ja üldse mitte selles mõttes, mitte stilistilises mõttes, aga näiteks ma olen mitmel korral nimetanud, et kõige tugevamalt on mind mõjutanud Johann Sebastian Bachi muusika just sellepärast, et seal on see ühtsus matemaatilise korra ja muusika enese sellise puhta transcendentsuse ja läbistavuse vahel nagu täiesti absoluutne. Ja teisalt tohutult mõjutanud Gustav Mahleri maailm, sellepärast, et see, mil moel ta oma sümfooniates on tõesti püüdnud ja on suutnud haarata nagu tervet, kes siis meie taju piires olevat universumit on fenomenaalne. Aga see ei kõnele sugugi mitte nüüd seda või räägi sellest, et ma oleksin püüdnud kirjutada samasugust muusikat, aga see on pigem need on mingid seesmised kvaliteedid, mis seal on minu jaoks olnud nagu tohutult siuksed majakad. Samuti on mind omal ajal tõesti väga oluliselt mõjutanud sellised progerocki bändid nagu King Crimson ja Emerson, Lake and Palmer ka oma intensiivse kõlakäsitluse ja sisemise dramaturgia poolest. Mida soovitate noortele heliloojatele? Kui te saate seda mitte teha, siis parem ärge seda tehke. Aga kui te tunnete, et teisiti ei saagi üldse mitte, kui te peate sellega tegelema, vaat siis te olete õigel teel. Ja see tähendab seda, et siis vähemalt oma loominguse tee alguses tuleb olla huvitatud absoluutselt kõigest ja tunda ajalugu, tunda seda, mis praegu juhtub ja samal ajal pidevalt tajuda seda, mis on teile tegelikult omane, mitte kunagi lasta lahti sellest mingisugusest väga nagu sügavast sisesundest, et mis teid nagu tegelikult puudutab, mis teist tegelikult resoneerib ja minna selles suunas, mitte selles suunas, kus mingi trend lükkab või mis nagu näib, et sellega lööb praegu läbi, vaid teha seda, mis teist tegelikult tekitab resonantsi. Samal ajal püüda seda resonantsi ruumi kogu aeg avardada, et mitte kunagi kaotada uudishimu. Selle vastu, mis toimub võib-olla täiesti väljaspool seda resonantsi ruumi. Aga see peab tulema sellest teadmisjanust ja uudishimust, aga mitte sellepärast, et ma teen ka nii, et siis see on mulle võib-olla kasulik. Et niisugused väiksed soovitused, aga igaüks peab selle tee omal kombel ja täiesti kordumatult nagu läbi käima, et ka neid soovitusi ei olegi kerge anda.
Tallinna Ülikooli digiõppevaramu projekt on valminud Euroopa Sotsiaalfondi meetme kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt raames Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel.